aasta lõppenud, aga ka eelmisel aastal korra võitis Kalju, korra võitis Flora ja paar viiki ka. Siit Podoljužin õigel ajal tuleb vastu, aga nüüd kaotab palli ikkagi jälle Kalju ja Markus Poom saab otse värava peale minna. Podoljužin on kaugel, sealt tuleb abijõudu. Maksim Pavlov suudab käe ette panna. Välja tuleks. Flora väga rahulikult saab sinna Allikule jälle mängida, sealt tuleb ka löök. Aga Maksim Pavlov kindel. Maksim Pavlov, kes eelmise aasta septembris. No mõlemad kõnnivad. Konstantin Vassiljevga kõnnib pidevalt. Nüüd tuleb ja Evertib Grünwaldi peale otse. Lahti mängisid. Kask saigi palli ette. Ilus sööt läheb ka edasi ja siit on nüüd Rommi siht keskelt tulemas. Vasakuga ka löögile ja saab pihta ja... Tagantjärgi antakse viga ja kollane. Ja kollane tuleb ka, jah. Punane tuleb siit otse. Erko Tõugjas. Kus tegelikult vastase jalg oli maas ja läheb vaatame. Jah, siin ikkagi suure tõenäosusega see muudetakse kollaseks. Et see jala pihta koputus tuli. Varbaga Hilluse kõõlusesse ja siis lähevad korgid maapinda minu arust. Jaa, ta lööb jalale pihta, Nikolaevi jala pihta. Aga peale ei astu. Ja siit muudetakse see asi ära. See Tõuges omadega jõudnud on juba. Ma arvan, et ei ole lahkunud. Ja uus kaart ilmselt taskust on kollane. Punane tühistatud, kollase saab ikka. Ei õige. Maksimum, mis ma sain, oli posti. Nii, ja Ivanov ja otsis sinna alla ette posti maha kohe. Sinne lange pall tuli. Flora kõik see kaitseblokk on liikunud sinna enda väravalt vaadatuna rohkem paremale ära ja nüüd taas võtab Carvalho ette ja läheb Tovstikil minema ja läheb ette üles lati alla lööki ka otsima. Kõige võimsam üleminek oli just see Paidest, et see sai üleminek ikka Saksa kõrgliigasse, aga kui Alliku ja rusikatega Pavlov lööb ära, et siin on ju ikkagi liigutud. Kui on Kristjan Kask leiab ilusti sööduga, Rommi siht paremal vaba ja nüüd tuleb ja sinna 16 peale mängitakse ja see oli löögi koht Kilermel. Ja otse Evert Grünwaldi peale läheb see löök. Tugevust on küll, aga Alliku. Ja tõstab palli ja Sapinen lähebki seda lööma. Ja nüüd Maksim Pavlov haarab enda valdusse. Ja Flora mängijad küsivad kätt, kas seal tõesti... Kuidas asjad tegelikult on. Nüüd sai Kalju palli tagasi ja ohtlik löök! Ja 1-0 55. minutil Kilerme. Tänase mängu kahtlemata üks silmapaistvaid mehi olnud siiani ja üllatab Evert Grünwaldi. Ja läheb, nagu räägitud sai, ei lähe ainult paremale, et vajadusel läheb vasakule, sellepärast ongi ta kaitsetel ebamugav vastane ja täpne, tugev ja kaval löök sinna taha nurka püüdmatult. Ja kasutas Kalju selle ära, millest me siin poolaja pausilgi rääkisime või esimese poolaja jooksul, et seda võiks Kalju rohkem kasutada ja selle pealt praegu krediiti võetakse. Eelmisel hooajal 15 mänguga 7 väravat, aga selle hooaja esimene tuleb nüüd ära. Varasemates mängudes ikkagi söötud andjana silma. Aga ei ole võib-olla nii palju keegi silma paistnud, kui taas see Carvalho ja nüüd tuleb Tovstikist mööda. Veel vasaku peale ja selle toob Grünwald ära. Selleks oli ta valmis. Korralik jõudnud see. Jõudis Šabir juba suluseisu ära minna, kui nüüd Kilerme võtab ära pealt Marko Luka ette. Veel ühe pettega ja üritab sealt keskelt ise läbi murda ja väga aktiivselt ja vasakuga paneb üle ja nüüd võttis siis järjest ette, pakkus ühele ja teisele ja kolmandale tassikese kohvi ja oleks magus Florale siit viik ära lüüa. Nüüd on see luba antud ja Poom lööb peale ja panebki nurka ära. Hooaja kolmanda tabamuse saab Markus Poom kirja ja 1-1 tablool. Ja lööb sinna paremasse nurka, sinna oli variant, igale poole said sihtida vasakule paremale, et sellepärast ongi sealt hea lüüa keskelt. Ja lööb tugevalt maapõrkega sinna püüdmatult Pavlovi selja taha selle palli. Ja ülitähtis värav Florale. Ja Andreev, on väga vihane. Saab kollase ka siin, kas oli abitreenerile näidatud, vahet pole pingi poole. Minutit tuleb juurde teisele poolaajale. Nii palju on siis meil veel mängida. Grünwald natukene rusikat ja näpud sinna vahele sai ja nüüd siis lõpuks puhtaks ära lööb Kolomovsel. Kolmas lisaminut algas, viimane võimalus ka veel värav lüüa. Zenjov saabki pallile pihta ja see läheb üle natukene. Riburada pidi need omavahelised mängud tulemas on ja siis hakatakse jõujooni paika sättima. No aga siit on võimalik veel Flora värav lüüa
ai! 3 lisaminutit oli täis ja Maksim Kalimullin lööb hooaja esimese. Viimasel sekundil särk seljast, kollane kaart, aga see ei mängi rolli. Ja näitab nüüd sinna roosate pantrite tribüünile muidugi seda särki ja noh, kuidas see Kalju nüüd niimoodi ära läheb käest? Võetakse käest, Kristjan, need asjad võetakse käest, võetakse 5. sekundil siin Hiiu staadionil 3 punkti ja viiakse Lillekülla. Ja kas tõesti Flora saab hoopis, hakkasime siin igasugu tabeliseise arvutama, aga Flora võtab 3. võidu järjest, paistab. Flora võtab selle 3. võidu järjest, peaks olema aeg täis ka. Vaatame siin, kus see asi arnema hakkab. Ja noh, vaata Alama ei saanud sealt kohe palli ja siis sinna 10 meetri peale väravast jääb Kalimullin täiesti üksi. Ja ongi lõpuvõle kõlanud Karl Koppelilt ja Kalju mehed võtavad näost kinni, mõlemad kõik kaitsed on praktiliselt pikali maas, hoiavad näost kinni, aga nii on Nikita Andrejev nüüd minu juures. Nikita 3 punkti oli väga lähedal Flora väravat siin viimasel hetkel, võiduvärav täitsa viimasel minutil. Kuidas sa praegu ennast tunned ja mille taha täna asi jäi lõpuks? We controlled the game 60 minutes and after the goal I don't know what happened with my team and we cannot play like this game 90 minutes and we are not focused last minute, second and I don't know, we need to find solution how to manage this situation, but I think this is mental problem what we already spoke with the players before after last games, but we need to make conclusions and prepare for the next game. Kiire tõlge, Nikita siis ütles, et 60 minutit Kalju kontrollis mänguga, siis ta ise ka ei tea, mis täpselt tiimiga juhtus ja ei suudeta 90 minutit seda sama mängupilti näidata ja tuleb nüüd ikkagi mingisugused järeldused teha ja aru saada, milles see asi on. No nüüd, kui vaatad liigatabelit, jah, ainult 5 mängu on mängitud, aga vahe Levadiaga on juba 11 punkti, et kuidas see sind tundma paneb? We don't watch now table, 5 games we played, we have enough games to change situation and of course we wanted to have more points, but first of all we need to solve other situation and then we will think about points and about wins. Selge, Nikita, aitäh sulle. Kiire kokkuvõttes liigatabeli peale väga palju ei mõelda, aga ma nüüd kutsun siia tulebki Konstantin Vassiljev, FC Flora peatreener. Kostja, palju õnne. No, võit tuli päris ärevalt siin viimastel hetkedel, asja ära otsustasite, et kui eelmise 2 mänguga olite 9 väravat, siis nüüd andis oodata neid 2, aga kokkuvõttes ma arvan, sa oled rahul. Ei, muidugi, kui lõpp hea, kõik hea, aga kindlasti on palju asju, mida paremaks teha ja ma arvan, kui niimoodi ausalt vaadata selle mängule, ma arvan, see viik oleks võib-olla natuke õiglasem tulemus, aga võib-olla kui 2 tasavägist vastased lähevadki, siis väiksed asjad otsustavad ja täna õnneks otsustas see meie kasuks. Aga mis need asjad on siis praegu, millega sa ei ole kõige rohkem rahul? No ma arvan, et täpselt see me andsime seda natuke muidugi Guilherme kvaliteet oli otsustav selle, et me ikka seda võimalust talle kinkisime ja seda kindlasti peaks vältima, aga samas ma arvan, peale seda meeskond reageeris väga hästi ja enne vahetusi ja peale vahetusi veel paremini, et selles suhtes lõppkokkuvõttes keegi ei mõelnud väga varakult, et asi on läbi, et kõik võtsid lõpuni ja vahepeal jalgpalli jumal kingitusi. No just kui olete nüüd hoo sisse saanud, aga samas nüüd meie mõiste suurte klubidega teil mängud tulevad, täna Nõmme Kalju siis esimene. Ma arvan, et sa ikkagi pigem tunned enesekindlalt nüüd suurtele mängudele ka vastu minnes. Ei, ma arvan, et me ikka veel vaikselt otsime ennast sellest sellel väljakul ja kuidas me tahame välja nägema meeskonnana, aga samas kindlasti iga võidetud punktiga võit annab enesekindluste juurde ja see on kõige tähtsam mängijatele, et nad saaks seda kindlust, et seda, mida nad teevad trennis, võib tuua ka tulemust. Kostja, aitäh sulle! Aitäh! Nii, ja nüüd ma kutsun siia enda juurde mängu parimaks valitud Markus Poomi. Markus, kui ma eksin nüüd 3 mängu järjest, oled sa värava löönud, et oled hea soone peal. Tere! Räägi kõigepealt väravast, tõesti karistuslöögist vasaku jalaga ilus oli vaadata. Jah, väga magus koht oli selles mõttes, et vaatasin esiteks, kuidas väravat müüri paneb ja siis nägin, et tegelikult tekkis väike selline auk sinna müüri kõrvale ja proovisin lihtsalt üllatada ja madalalt lüüa, et väravat siin alla ei jõuaks ja tuli hästi välja, et ma arvan, et see oli väga vajalik värav meile ja saime hea hoo sisse viimasteks minutiteks.
no hea hoog on teil üldse siin viimased mängud sees olnud ja nagu Kosta ka ütles, et ikkagi pigem saab enesekindlalt minna nüüd suuremate klubide vastu ka, et kuidas ise tunned, et seda otsimist veel justkui on, aga pigem on praegu ikkagi asjad ju hästi. Jah, ma arvan küll, et täna oli kindlasti näha, et meil on veel rabedust aga ma arvan, iga mäng me teeme samm edasi, et loodetavasti nüüd järgmine mäng teeme jälle järjekord sammu edasi, et väga tähtis oli täna saada, ma arvan, need 3 punkti ikkagi kätte, et oli väga raske võitluslik mäng üles-alla, aga jah, kui siit võtta 3 punkti ära, siis on väga magus. Markus, aitäh sulle ja palju õnne!